viimati, kui sa meie Ringvaate stuudios istusid, sa olid just lõpetanud, kas ma õigesti mäletan, 247 kilomeetrit kõrbes. 247 kilomeetrit kõrbes, kus oli siis +30. +50. +50 ja nüüd sa lähed siis, sul oleks ühesõnaga palav, nüüd sa lähed põhja, kus on natuke jahedam, kus võib olla kuni -50. 3. veebruaril juba stardin siis Põhja-Kanadas sellisel üritusel või sündmusel nagu Yukon Arctic Ultra Race. Ehk siis tegemist on ekstreemkülmas kelguga koos siis jooksmisel, kus siis pead tegema, kõik su elu on ühesõnaga kelgus ja kannad seda endaga kaasas kuni siis lõpuni ehk siis 700 kilomeetrit. 700 kilomeetrit? Sellel korra küll, jah. Ennem käib seal veel siis koera kelgu võistlus käib veel läbi, et siis on seal mingisugused jäljed maas, aga põhiline on see, et puudele on siis pandud mingi maa tagant on telkur värviga siis mingid lindid ja mingid asjad pandud, et sa saaksid aru, kus sa minema pead, on ju. Küsimus ongi selles, et mis olud, kui külm on, kas lumi on pehme, kas seal on kõvakoorik peal, et kõik see hakkab mängima. See on nüüd varustus, mille sa kaasa võtad. Reaalselt seesama kelk, seesama kott. See kott on siis nagu kattekott, ehk siis siin on hea lihtne kõik avada, et siin on siis selle kelgu juurde käib kohe spetsiaalne sihuke kinnitus, see käib siis siia ümber, on ju. Ja seda sa praegu kasutad selleks, et oma refiga trendi teha? Jaa. Nende samade keppidega on teinud mees Yukonil maailmarekordi, Casper Wickerfield. Põhipoint ongi see, et nad on hästi tugevad, et nad külma käes ära ei murdu. Hästi oluline, et sa pead jooma, et alajahtumist ei saaks. Siis on olemas sellised spetsiaalsed nagu pudelihoidikud, et siis ongi mul eraldi spordipudel. Ma panen spordipudeli sisse vee, et kuna spordipudel nagu nii külmub ära, siis ongi nagu märk, et nüüd peab jooma. Ehk siis sa jood enne, kui ta täitsa ära külmub ja siis sa saad valada uuesti kuuma vee peale, et see on niisugune nagu nipp, on ju. Nipp and tricks. Suur mure, sa pead jooma oma joogi enne ära, kui see külmub. Riided tulevad mul Londonist eraldi kohe spetsiaalselt on nii-öelda siis käsitööna valmistatud selle võistluse jaoks minu keha järgi. Mask, mis nii-öelda aitab siis seda külma õhku, mida sa sisse hingad teistpidi nagu siis soojaks teha. Ja. Et siia alla läheb veel üks topelt nagu mask alla, et kael ja kõik see osa oleks kinni, et siit külma sisse ei tule. Kogu varustus kuskil circa, mis tuleb kokku, ma tahaksin saada 10 kilo peale. Õhtu kella 6, hommiku kella 8 siis põhimõtteliselt on kott pime ja siis sa oled sina ja su pealamp. Kas sa sel hetkel võid liikuda või pead sa siis puhkama? Vot see on nüüd otsus, et see on otsus, sest et on reeglites kirjas see, et kui sa öösel lähed nagu välja, siis keegi sulle appi ei tule, ükskõik mis sul juhtub, vajuta SOS-i nuppu nii palju, kui sa tahad GPS-i telefoni peale, et keegi sulle appi ei tule, et see ongi nagu sinu risk. Inimesed on seal kaotanud sellel reisil ja kahjuks sellel aastal itaallane kaotas käed ja jalad ja lihtsalt just sellepärast, et ta tegi vale arvestuse. Sa vedeled magamiskotiga kuskil seal lumehanges. Mõni karu võib su ära süüa. Karud vist magavad vist sellel hetkel, aga... On mõni oht selline reaalne oht? Selles mõttes, et jah, seal on laviinioht, seal on loomadega ohud, seal on jääst läbikukkumise ohud. Et see ongi oluline, et oleks 48 tundi vähemalt peaks olema sul tagavaraks nagu see emergency söök. Kas see tähendab nagu hädaavarii toit? Et kui sa abi kutsud, kui on ekstreemtingimus, kui sa kutsud abi, siis abi ei pruugi enne 48 tundi sinna jõuda. Just, et sul oleks olemas, nad ei pruugi leida sind üles näiteks. Et näiteks GPS näiteks ei tööta. Et rekord on täna ju 7 päevaga. Loomulikult seda rekordit on väga raske nagu hinnata, sest iga kord on ju ilmastikolud on erinevad ja ütleme nii, et 7 päevaga on see tehtud ja see mees Casper Wickerfield magas 14 tundi 7 päeva jooksul. Et loomulikult oleks jube lahe on ju see nagu ära teha, aga eelkõige tahaks elusana nagu tagasi tulla. Praegu tundub nagu päris rõõmus on ju. Tegelikult see ei ole üldse nii rõõmus, lihtsalt kuidagi pead ennast motiveerima. Võib-olla päike on väljas, sellepärast on hea. Aga muidu on ikkagi karm. Me siin palju mõtlesime, et kuidas need trennid nagu üles ehitada, et rehviga siis imiteerida seda niinimetatud seda kelku, mis tal siis seal taga on, kui ta võistleb. Ja see liiv siis imiteerib seda natukene seda lund ja ma arvan, et seal nii suured tõusud ei ole kui siin Vanakal,
aga ma arvan, et raske treeningul, veel raskem võistlustel. Ja aeg-ajalt sa plaanid lihtsalt kelgutada, jah? Ja kindlasti plaanin. Mõtlen, Mäest alla jooksmine ju on kõige reaalsem, mis väsitab ju jalga jah. ja lõhub ja põlvedele ka ohtlik, jah. Et ma arvan, et see mäest alla laskmine, see saab olema parim hetk mu elus, ma arvan. Ma vaatan kõrvalt Joeli, mõtlen, see mees on hull natuke. Ja ja tal on meeletu tahtejõud, et kogu aeg tahaks teha rohkem. See paneb nagu treeneri nagu seisukohalt ka mõtlema, et kuidas seda nagu käsipidurit vahepeal peale tõmmata. Siis ma saadangi ujuma. Et asja point on see, et seda närvisüsteemi nagu ärritada just selle külmaga ja pikendada seda vastupidavust just varvaste ja sõrmede külmamise osas. Kas sa oled reaalselt kogenud ka, et nüüd sa suudad kauem olla kui enne? Sa alustasid vist külma duši ja lume söömisega? Alustasin külma dušiga, see oli vist 10 sekundit ja 10 sekundist ja siis mõningatest minutitest on saanud põhimõtteliselt praegusel hetkel siis on meil kõige külmem on olnud +9 ja +9 siis rekord ilma kalipsota olemises on siis 30 minutit. Esimene märguanne tuleb pärast 5 minutit, kus on nagu üleminek. Siis on 15 minutit on üleminek ja siis tuleb 25 pealt on üleminek. Mis tähendab üleminek? Üleminek tähendab seda, et sa justkui tunned, et sul on nagu väga ebameeldiv olla. Juba nagu käed ja jalad nagu annad märkad, kuuled, et võib-olla nüüd oleks aeg nagu välja tulla. Ja siis tegelikult on see nagu illusioon, et see läheb nagu üle ja siis sul keha justkui saavutab siukse nagu mõnus olemise, siuke nagu juuksidki nagu suvel vees. Nagu kogu selle ettevõtmise eelarvest rääkida, mis see summa on, palju see maks on, mis eelarve on? No selles mõttes, et tänu headele koostööpartneritele on asi nagu lihtsam, aga jah, et kuskil vist kui ma hästi mäletan, siis kuskil 15 000 on nagu see kogu eelarve koos lennukite ja osavõtutasude ja varustusega. Kümme minti selles vees olla, see tundub täiesti võimatu. Segane. Sa oled nüüd 20 minutit olnud järjest vees? Jah. 21 isegi. Ja külm ei hakanud üldse või? Tõsiselt sa räägid? Ei ausalt. Näpud töötavad, varbad töötavad? No natuke aeglaselt töötavad. Jaa, no lihtsalt see ongi 20 minuti pärast, aga enne ütlesin, hakkab see juhtuma. Ja selle järgi saab aru, kui on alajahtumine, et need näpud ei lähe nii kergelt kokku enam. Aga nüüd on see mõnus hetk, et nüüd, kus on 20 minutit ära hoidnud, siis see, tahad nagu normaalselt rääkida, siis lööb siukse vibra sisse nii-öelda. Aga muidu nagu pole häda midagi. Lõuad on sul tõesti natuke kanged. Kanged on jah.